Täna on meil au dokumenteerida mitmekordset Eesti meistrit nii suusa kui ka tavaorienteerumises ning Eestit välisareenil esindanud sportlase karmi ja rasket katsumusi täis treeningpäeva. Meie sportlane on tugev, tark ja sihvakas ning nendele kriteeriumitele vastab maailmas vaid üks inimene. Markus Juhkam, sõprade seltsis Sihva. Meie sportlase päev hakkab vara, pikalt enne kukke, päikesest rääkimata ning kohe seab ta oma sammud hommiku jooksule. Vaata, päikega tõusu. Juba vanarahvast teadis öelda, et 2 võikut ja suur kogus putru, siis tuleb finiš kätte ruttu. Hommikuse trenniga lõpeb väga rahulik tiksumine ning asi läheb tõsiseks. Kuidas kommenteerite, et Tartu radu siis? No praegu on ikkagi jäised, et mõnes kohas on ikka täitsa veeloik ära külmunud ja siis seal nagu võib kukkuda täitsa. Aga no üldiselt ikkagi head. Võrdes mammastega, no seal on praegu liivakast sõna otsas mõttes. Ega ma väga palju sõita ka ei taha, et tuleval nädalal on Euroopakad ja kõik radaga algaid täis, on päris raske sõita. Päris hea on siin võidu panna vahepeal nendega, et kes seda buiskis, ma sõin alati klassika. Ma ei saanud tehvadile täna minna, et auto sai kütus otsa. Pani ilesest mööda. Mis suusad on siis? Kästud. On head või? Vaatasin, et testisin, et noh, ei ole ikka see Fischer, aga noh, uus tehnoloogia. No head näevad välja, jah. Ega ma neid seast sotsin. Näevad juhust välja. See on Fischeritega, aga pedestali lähed nendega ja meed jaoks. Kui tema seda uisku, siis mina sõidan tema kõrval nii-edi klassikat. Rajal hingetuks pingutavat kuulsust tulid segama klikiahned ajakirjanikud Delfi spordist. Vabandust, kuulge korra siia, tulge korra siia. Kuulge, teeks lühikese intervjuu. Kuulge, noh. Tundub, et tal ei ole aega meie jaoks. Teil aega ole. Sa ei tohi rääkida. Oled loll. Tuuesti. Ja me oleme siin suusarajal, kus on meil siis koondise liige number 41. Sihva, Markus Juhkam tulemas siis meil siin vahestoppi, kus me loodame, et saame temaga siis väikse intervjuu teha. Kuulge, on teil, olge nii head, kuulge siia korra raja kõrval. Et tervist, ma näen, et kõva treening käib. Ja, et praegu on juba siin 9 kilti treeningut tehtud, et praegu on siukene kerge lõigutrenn enne siis Euroopakaid, mis järgmine nädal tulevad. Ohoh, kuidas libiseb? Ma vaatan, et siin ikka rohkem kevad kui talv, aga et suusatamine ikka käib. Jah, et tänu Koljale, kes on siia kõik selle lume organiseerinud Soomest bussiga tõi. Et tänu temale saan ma siin praegu enda karjääri teostada. Ja kuidas te siis kommenteerite, ma kuulen, et teie konkurent on siis ka kõva trenni tegemas ja siis natuke viskas isegi nalja teie üle. Ma ei kõve mees, kui see Sihva. Kus on Sihva? Istub kodus Võrumaal vanemi mõnes. Sööb sipsu samal. Mis te Paul Piirimäest arvate? Oota, Paul Piirimäe? Jah. Oota, ma ei tunne ikka. No teie oi! Kas see oli see, kes...
tegemist on Pauli suurima fänniga, kes on isiklikult kohale tulnud, et Pauli suurima konkurenti natuke siin ahistada. Tahtsin siinkohal öelda, et Paul Pirimäe, et ma tundsin, et ta ikkagi tuli meelde, et see on see, kes meil sooja aitab teha, et enne suurt treeningut on nagu ees, paneb natuke ja siis laseb kõigil ette minna. Nojah. Ja siin on meil siis, et ei oskagi midagi öelda. Meie siin Egert Musfilo, siis meie top 1 Pauli fänn, nagu te ülemakstud fänn. Sai oma 1 euro Pauliga. Kurat, selliseid lastakse ka siia suusarajale. Ei saa normaalselt trenni teha siin. Kuule, mine ära! Et aeg jookseb, vaja äkki trenni teha. Nüüd on pulss ka maha. Ma taastanud ära. No davai. Koertega käivad. Neile meeldib koertega suusarajal jalutada. Nad ei saa aru, et selline muruplats on neid jalutamiseks. Ja seal lihtsalt kõnnivad ja pasvastavad kõik täis suusarajal. Pärast lõunasööki ja väikest unnakut on Sihvi märgata taas kord suusarajal. Tegelikult see peaks joogisse käima, aga võtan tuju. Markus teab, et saun aitab tal päevapingutustest lõdvestuda. Kuid tema jaoks on saun ka koht, kus oma sportlikku viha välja elada.